Tere hommikust, ilusat ettelugemise päeva. Mina olen Taavi ja mina loen teile täna katkendeid Eno Raua raamatust Sipsik. Ja minuga koos on kunstnik Cecil, kellel on täna sünnipäev. Happy birthday! Aga alustame siis. Mart, Anu ja Sipsik. Mart ja Anu on vend ja õde. Ühel päeval läks Mart vanaema juurde ja ütles, Anul on varsti sünnipäev. Jaa, vastas vanaema. Anu saab varsti 5-aastaseks. Ma tahan talle sünnipäevaks midagi teha, ütles Mart. Ma tahan talle ilusa nuku teha. Tee siis nukk, ütles vanaema. Aga ma tahan kohe päris nuku teha, ütles Mart. Mitte mingisuguse paberist. Vanaema oli nõus Mardile näitama, kuidas päris nukke tehakse. Ta tõi kapist riidetükke ja vatti ja võttis lauasahtlist oma käsitöökarbi välja. Seal oli vanaemal käärid ja niidirullid ja lõngakerad ja nõelatopsik ja sõrmkübar ka veel. Siis õpetas vanaema Mardile päris nukkude tegemist. Nukk tuleb riidest välja lõigata ja siis kokku õmmelda ja täis toppida, ütles vanaema. Ja kui kõik valmis on, siis värvitakse nägu pähe ja pannakse lõngast juuksed. Nii hakkaski Mart Anule sünnipäevaks nukku tegema. Esimesel päeval tegi ta keha, teisel päeval tegi pea, 3. päeval tegi 2 kätt, 4. päeval tegi 2 jalga. Aga kõik see oli väga raske ja mitu korda läks nõel sõrme ja see oli väga valus, nii et Mart ükskord isegi nuttis. Aga siis mõtles ta, et Anul on hea meel, kui sünnipäevaks nuku saab. Ja siis õmbles ta pea kehale külge ja siis veel käed ja jalad. Viimaks oli nukk valmis. Aga see ei olnud kuigi ilus nukk. Pole viga, ütles vanaema Mardile. Peaasi, et see on sinu enda tehtud. Aga Mart oli ikkagi kurb. Ta võttis nuku ja läks teise tuppa. See polegi kellegi õige nukk, ütles ta. On mingisugune sipsik. Aga korraga ütles üks peenike hääl. Ära nuta midagi. Ma pole küll eriti ilus, aga seest pole mul jälle muidu viga. Mart ei saanud äkki arugi, kust see peenike hääl tuleb. Aga viimaks ta taipas, et see oli ju tema enda tehtud nukk, kes niiviisi rääkis. Kuidas, imestas Mart? Kas sa siis oskad rääkida ka? Oskan küll, ütles nukk. Mis su nimi on? Küsis Mart. Sipsik, ütles nukk. Sa ise ju panid mulle selle nime. Aga kuidas sa küll rääkida oskad, imestas Mart jälle? Sa tahtsid nii kangesti Anule head meelt teha ja tegid mind nii suure armastusega, et ma hakkasingi elama, ütles Sipsik. Eks ole tore, et ma elama hakkasin? On küll tore, ütles Mart. Nüüd on Anul sinu üle kindlasti väga hea meel. Ja siis jõudiski kätte Anu sünnipäev. Anu sünnipäev. Kui Anu õhtul magama heitis, oli ta alles 4-aastane. Aga sünnipäeva hommikul üles ärgates oli ta juba 5. See oli väga imelik, et ta niimoodi äkki 5-aastaseks sai. Aga nii see ometi oli, sest laual kringli aukude sees põles ju 5 küünalt. Iga aasta kohta 1. Kingitused olid ka seal samas. Mosaik ja üleskeeratav part ja kuldsete juustega nukk ja siis veel üks väga naljakas triibuliste pükstega nukk. Siis tulid ema ja isa ja vanaema ja Mart ja kõik soovisid talle palju õnne. Ning Mart ütles talle tasakesi kõrva sisse. See lõngast juustega nukk on Sipsik. Ta elab. Ja korraga ütles üks peenike hääl. Palju õnne sünnipäevaks. See ütleja oli Sipsik. Nüüd sai Anu aru, et Sipsik tõesti elab ja tal oli Sipsiku üle väga hea meel. Palju parem meel kui selle kuldsete juustega nuku üle, kuigi sellel oli roheline kleit ja ta meeldis Anule väga. Nii. Järgmine peatükk. Anu üksi kodus. See oli niisugune õhtu, et vanaema oli maale sõitnud ja Mart oli läinud sõbra sünnipäevale. Aga emal ja isal olid just selleks õhtuks piletid suurte inimeste teatrisse. Mis siis nüüd teha? Muretses ema. Anu ei ole veel kunagi üksi koju jäänud. Ta hakkab äkki kartma. Paha lugu küll, arvas isa. Eks lähme siis teatrisse mõni teine kord. Aga Anu ütles,
ega ma siis nii hirmus kangesti vist ei karda kah. Ning nõnda nad otsustasidki, et Anu teeb proovi, kuidas üksi kodus olemine on. Sa võid kõik lambid põlema panna, lubas ema. Kui tuba on hästi valge, siis ei tule hirm nii kergesti peale. Ja raadio võib mängida, lubas isa. Kui raadio mängib, siis on sul kindlasti julgem tunne. Varsti ema ja isa läksidki ja Anu jäi üksi koju. Kohe üsna üksi, nii et tal hakkas natuke kõhe. Ta pani kõik lambid põlema, et päris hirm peale ei tuleks. Aga ikkagi oli tal imelik olla, sest kõik oli väga imelikult vaikne. Siis keeras ta raadio lahti, et oleks julgem tunne. Kuid raadiost tuli niisugune muusika, kus trumm mürtsus ähvardavalt ja teised pillid mängisid nii kiiresti, nagu ajaksid nad kedagi taga. Selle muusikaga ei olnud julgemat tunnet sugugi ja hirm muudkui hakkaski peale tulema. Anu oli ennegi hirmu tundnud. Tädi juures maal ta kartis kukke, kes kangesti kurja häälega kires ja peale kukke kartis ta veel välku ja müristamist. Aga nüüd oli niiviisi, et polnud ei kukke ega äikest, aga hirm oli ometigi. Üksi olemise hirm. Ja kõige hullem oli see, et üksi olemise hirm läks ikka suuremaks ja suuremaks, nii et lõpuks oli Anul täitsa nutu võru ümber suu. Võib-olla oleks ta koguni päriselt nutma hakanud, kohe häälega ja pisaratega, aga õnneks ütles üks peenike hääl. Ma võin ju sulle seltsiks tulla, kui tahad. See oli Sipsik. Kohe jooksis Anu oma mängunurka ja võttis Sipsiku kätte. Kuidas ma küll ise selle peale ei tulnud, ütles Anu Sipsikule. Muidugi ma tahan, et sa mulle seltsiks oleksid. Muusika raadios ei paistnud Anule korraga enam sugugi ähvardav. Trumm mürtsus rõõmsalt ja kõik teised pillid sagisid lõbusalt läbisegi. Aga ometi keeras Anu raadio kinni, sest vaikuses oli palju parem Sipsikuga juttu ajada. Ja siis kustutas ta veel lambid ära, sest valgus oli liiga ere ja paistis liiga teravalt Sipsikule silma. Ainult laualambi jättis ta põlema ja laualamp andis just parasjagu mahedat valgust, nii et oli hea ja hubane. Eks ole, ütles Sipsik. Meil on siin kahekesi päris mõnus. Ja Anu ütles, mulle isegi meeldib üksi kodus olla, kui me sinuga kahekesi oleme. Üksi kodus olemist ei maksa karta, ütles Sipsik. Mina olen ju ka mõnikord üksi kodus ja ma ei karda kunagi, sest mis siin siis õieti karta ongi. Mina ka ei karda enam, ütles Anu. Aga ikkagi on niiviisi parem üksi olla, et sina oled ka siin. Ka minul on sinuga parem, ütles Sipsik. Ma saan siis mõelda ja rääkida ja ma olen just nagu päriselt elus. Sa oledki elus, ütles Anu. Aga mitte just päriselt, ütles Sipsik. Päriselt olen ma elus ainult sinuga koos. Peaasi on see, et me teineteisele meeldime ja oskame ilusasti teineteisele seltsiks olla, ütles Anu. Sa oskad ka ise endale seltsiks olla, ütles Sipsik. Kuidas, ei saanud Anu hästi aru. Aga minuga sa ju oledki ise endale seltsiks, ütles Sipsik. Sina ise. Ma ei tea, ütles Anu. Nii rääkisid nad veel kaua aega. Aga siis helises äkki uksekell ja Mart tuli sünnipäevalt koju. Ja siis oli aeg juba varsti nii kaugel, et nad pidid magama heitma. Nad mõlemad, Anu ja Sipsik. Sipsik vaatab tihaseid. Talv oli külm ja paks lumi oli maas. Anu ja Mardi tehtud lumememm seisis õuel, luud käes ja Anul oli hea meel, et see lumememm veel sugugi sulama ei hakka, vaid nii uhkesti oma luuda hoiab. Aga väikestele lindudele tõi talv kaasa palju muret. Linnud ei saanud paksu lume alt toitu kätte ja muudkui piiksusid nälja pärast ja muudkui lendasid ja keksisid igal pool ringi, et kas või mõnda pisikest ibakest leida. Üks kollase kurgualusega tihane lendas koguni Anu ja Mardi akna taha ja toksis nokaga vastu akent, just nagu paludes, et Anu ja Mart talle midagi süüa annaksid. Siis Mart otsustaski, et ta teeb lindudele söögimaja. Ta võttis oma tööriistakasti välja ja saagis ja viilis ja kopsis kohe kaua aega. Lõpuks sai lindude söögimaja valmis ja isa aitas Mardil selle akna taha üles seada. Ema tõi sahvrist suure pekitüki ja sidus nööriga lindude söögimajja rippuma. Tihastele meeldib väga, kui suur pekitükk nööri otsas ripub. Sellepärast neid kutsutaksegi mõnikord rasvatihasteks. Anu aga istus akna alla linde ootama. Ta istus ja ootas ja tal hakkas oodates isegi natuke igav, sest ühtegi lindu ei tulnud.
korraga ütles Sipsik oma mängunurgast. Ma tahan ka tulla akna alla linde ootama. Anu oli sellega kohe nõus, võttis Sipsiku ja pani ta aknalauale istuma. Ja nüüd ei olnudki Anul enam igav oodata, sest Sipsik oli talle seltsiks ja nad ajasid oma vahel juttu. Ei tea küll, miks ühtegi lindu ei tule, arutas Anu. See on ju alles uus söögimaja, ütles Sipsik. Linnud ei tea veel, et seal ripub niisugune suur pekitükk. Me peame kannatlikult ootama, ütles Anu. Ja nad ootasid kannatlikult. Korraga tuli lennates tilluke, kollase kurgualusega tihane ning istus söögimaja katusele. See võis olla sama tihane, kes enne nokaga vastu akent oli toksinud. Aga ta võis ka olla mõni hoopis teine tihane, sest tihased on ju nii kangesti ühte nägu. Katuselt lendas see tihane söögimajja sisse, võttis varvastega pekitükist kinni ning hakkas koos pekitükiga nööri otsas kiikuma. Anu hüppas tooli pealt püsti, plaksutas rõõmu pärast käsi ja hüüdis. Näe, kuidas ta kiigub. Kuid äkki oli tihane kadunud. Ta tegi vaid siuts, lehvitas tiibadega ja oligi läinud. Ainult pekitükk nööri otsas kiikus veel edasi. Ei tea, miks ta küll minema lendas, imestas Anu. Aga Sipsik ütles, sa ehmatasid teda. Sa pead istuma niisama vaikselt kui mina, muidu ta kardab. Varsti tuli tihane uuesti tagasi. Nüüd istus Anu peaaegu niisama vaikselt kui Sipsik. Ta ei liigutanud end üldse ja ainult sosistas tasakesi Sipsikule. Vaata, kuidas ta nokib. Nad vaatasid mõlemad, kuidas tihane pekki nokib ja tihane ei kartnud enam sugugi. Pärast poole tuli söögimajja veel teisigi tihaseid. Anu ja Sipsik vaatasid sageli pealt, kuidas tihased nööri otsas kiikusid ja pekki nokkisid ning Anu püüdis istuda alati niisama vaikselt kui Sipsik, sest Sipsik teadis kõige paremini, kuidas peab tihaseid vaatama. Sipsiku saladus. Ühel päeval juhtus nii, et vanaema oli Anuga kahekesi kodus, sest isa ja ema olid tööl ja Mart mängis väljas poistega lumesõda. Vanaemal ja Anul olid kummalgi omad tegemised. Vanaema toimetas köögis ja Anu ehitas Sipsikule klotsidest maja, sest Anu arvas, et Sipsikul on varsti aeg kooli minna. Kui koolimaja valmis oli, tundis Anu, et tema kõht on suure tööga tühjaks läinud. Ta teadis, et sahvris peab veel olema hommikusi pannkooke. Anu mõtles, et ta õige küsib neid pannkooke vanaema käest. Aga kui Anu kööki läks, siis vanaema ei olnud parajasti köögis. Ta oli läinud hoopis prügi välja viima. Anu arvas, et ega vanaema ometi keela paari pannkooki neljasele lapsele. Ta tegi sahvri ukse lahti ja pannkoogid olidki seal samas. Anu sõi 2 pannkooki ära ja läks jälle tuppa. Ja kui vanaema väljast tagasi tuli, ei hakanud Anu enam vanaema käest küsima neid pannkooke, mis ta juba ära oli söönud, sest ta oli ju need pannkoogid juba ära söönud. Anu hakkas hoopis Sipsikule tähti õpetama, et Sipsik väga rumal ei oleks, kui ta kooli läheb. Kui Sipsikul täht juba selge oli, õpetas Anu talle lugemist ka ja nad lugesid koos Anu pildiraamatuid. Anu aga teadis, et isal on raamaturiiulis üks väga-väga ilusate piltidega raamat Hiinast ja Anu tahtis seda raamatut Sipsikule väga näidata. Aga Anu teadis ka seda, et isa raamatuid ei tohi puutuda. Sellepärast ütles ta Sipsikule, ma näitan sulle nüüd üht Hiina raamatut, aga sina ära kellelegi ütle, et sa seda raamatut nägid, sest see on saladus. Siis tõi Anu raamaturiiulist selle raamatu ära ja näitas Sipsikule pilte. Hiina on väga suur maa ja seal elab väga palju hiinlasi, rääkis ta. Ja kõik need hiinlased armastavad kangesti riisi süüa. Ainult, et meie sööme riisi lusikaga, aga hiinlased söövad pulkadega. Kuidas nad pulkadega söövad, imestas Sipsik. Aga raamatus oli üks niisugune pilt, kus oli näha, kuidas hiinlane pulkadega riisi sööb. 2 peenikest pulka oli tal ühes ja samas käes ja riis jäi nende pulkade vahele. Anu näitas seda pilti Sipsikule ja siis sai Sipsik aru küll, kuidas pulkadega söömine käib. Kas nad pannkooke ka pulkadega söövad? Tahtis Sipsik teada. Seda Anu küll täpselt ei teadnud, kuid ta arvas, et pannkooke hiinlased vist siiski pulkadega ei söö. Ta arvas, et pannkooke võivad hiinlased lihtsalt näpu vahelt süüa. Kui kõik pildid olid ära vaadatud, viis Anu selle Hiina raamatu isa riiulisse tagasi ja siis ütles ta Sipsikule veel kord.
vaata siis, et sa kellelegi sellest raamatust ei räägi. Ei vanaemale ega emale ega mitte kellelegi. Murile ka ära räägi, sest Muri räägib muidu kõik Ilseni kassile ja siis on meie saladus tervele majale teada. Sipsik ütles, et ta ei räägi kellelegi. Mitu päeva läks mööda. Ükskord nägi Anu õue peal Ilseni kassi ja Ilseni kass vaatas talle niisuguse kavala näoga otsa, nagu teaks ta mingisugust saladust. Anul hakkas kohe süda valutama. Ta läks tuppa tagasi ja küsis Sipsiku käest järele, et ega Sipsik ometi ei ole kellelegi Hiina raamatust midagi rääkinud. Sipsik ütles küll, et ei ole, aga Anu süda valutas millegipärast ikka edasi. Ja siis see juhtuski. Kui hakati õhtust sööma ja kogu pere laua taga istus, küsis isa äkki tõsise häälega. Kes vaatas Hiina raamatut? Kõik jäid vakka ja keegi ei öelnud midagi. Aga viimaks ütles Anu väga vaikselt. Meie Sipsikuga vaatasime. Sipsik tahtis kangesti neid pilte näha. Mina ütlesin küll, et sinu raamatuid ei tohi puutuda, aga tema käis muudkui peale ja ütles, et ta kellelegi ei räägi. See on halb, et sa raamatu võtsid, ütles isa. Aga palju halvem on see, et sa niimoodi Sipsiku peale kaebad. Nüüd hakkas Anu nutma ja ütles, Sipsik kaebas minu peale ka. Kust sa muidu teada said, et mina raamatut vaatasin? Sipsik ei öelnud mulle midagi, ütles isa. Aga su näpud olid rasvased ja nüüd on kallil raamatul rasvaplekid peal. Rohkem isa Anuga ei tõrelenud. Aga kui vanaema ta magustoidu lauale tõi, siis ütles Anu, et ta enam kunagi isa raamatuid ei kisu ja sahvrist ise pannkooke ei võta, sest pannkoogid teevad näpud rasvaseks. Ja pärast sööki läks Anu Sipsiku juurde ja ütles, sa oled mulle väga armas. Ja Sipsik ütles, siis on kõik hästi. Sipsik ja kevadised veed. Päike hakkas iga päevaga ikka heledamalt särama. Lumi sulas ja väljas oli juba päris soe. Sellel kohal, kus enne seisis Anu ja Mardi tehtud lumememm, oli nüüd suur veeloik, just nagu mängujärv. Igal pool õuel oli veel väiksemaidki loike ja lompe ja need kõik olid just nagu mängujärved. Ja nende loikude ja lompide vahel voolasid tillukesed veenired, mis olid just nagu mänguajad ja mängujõed. Mõnes kohas oli lumi juba päris ära sulanud ja maa oli paljas, aga mõnes kohas oli veel näha ka valgeid lumemägesid ja lumesaari. Üldse oli õuel kõik väga huvitav. Aga toas oli natuke igav, sest Anu oli kõik oma mängud ära mänginud ja ei teadnud, mida edasi teha. Mis sa arvad, Sipsik? Mida me nüüd edasi teeme? Ja mida Anu ja Sipsik edasi tegid? Seda pead nüüd küll ise siit raamatust lugema või paluma, et keegi sulle loeks. Aitäh!